Jah, Toiduliit tõepoolest on võtnud ka sellel aastal endale ülesandeks tumeda šokolaadi teavituskampaaniaga jätkata. Ja miks? Eelkõige sellepärast, et tervislikkusest ja tervislikkus iseenesest pakub tarbijatele üha suuremat huvi ja inimesed on väga huvitatud informatsioonist erinevate tootesegmentide, erinevate tootesektorite kohta välja tooduna just nimelt tervislikkuse aspektist ja magusate poole pealt oleme siis jõudnud tumeda šokolaadini. Kui me eelmisel aastal alustasime sisuliselt, võib öelda nullist, ehk et miks ma nii ütlen, on see, et eelmisel aastal me rääkisime tumeda šokolaadi ajaloost, tema olemusest, eelkõige ka sellest, et juba aastakümneid on tehtud tumeda šokolaadiga seoses väga palju uuringuid ja üha rohkem on kinnitust saanud tõsiasi, et tume šokolaad mõjub hästi meie tervisele, siis sellel aastal me keskendume rohkem selle peale, et tumedat šokolaadi kasutada ära mitte ainult siis šokolaadi süües, kusjuures soovitav kogus on kuni 3 šokolaaditükikest päevas vastavalt Eesti toitumissoovitustele. Vaatame ja anname nõu selles osas, kuidas tumedat šokolaadi kasutada ära oma igapäevases toidumenüüs. Kõige lihtsam on infot leida www.toiduliit/tume, et sealt leiate siis tumeda šokolaadi kohta kõik vajalikku ja ka selliseid huvitavaid noppeid, mille peale ja mida me tavaelus ei teagi. Muuhulgas leiate sealt ka kenad retseptid, mida siis tippkokk Angeelika Udeküll on aidanud meil kokku panna. Need on sellised suhteliselt kergesti valmistatavad ja peab ütlema ka eelnevast maitsekogemusest, et ka väga maitsvad.